Esinemisaeg hakkab peale tulema ja kõik on nagu tehtud, aga just nagu oled harjutanud ka, aga ei ole päris kindel, kas on hea. Sellistel puhkudel soovitan ma kasutada videokaamerat ja harjutada selle ees. Ja tänases videos räägingi sulle, mida teha selleks, et kaameras harjutamine hästi välja tuleks. Hei, mina olen Janek ja kodulehe avalik esinemine.net omanik ja autor. Selles kanalis annan ma terve hulga häid nippe selle kohta, kuidas hästi esineda. Juhul, kui see asi sulle huvi rohkem pakub, siis vaata siin all on üks nupp, vajuta sellele telli nupule ja siis oled sa sellega kohe jooksvalt kursis. Nüüd aga räägime kaameras harjutamisest. Midagi väga keerulist ei ole. Võta oma telefon või videokaamera, kui sul on, või kui fotokaameratel on väga ägedad videofilmimise võimalused olemas. Pane see kuhugi enam-vähem nii silmade kõrgusele, ära pane teda alla või ära pane teda ülesse, vaid silmade kõrgusele. Sest siis sa räägid ja just nagu otse silma vaataksid sellele kuulajale. Pane ta tööle, vaata, et valgus oleks enam-vähem, et sa näed, mis sa siin teed ja et ka heli oleks mõistlik. Et sa hiljem, kui sa vaatad, et siis sa kuuled, kuidas su hääl kostab ilma, et sa väga kõvasti peaksid rääkima. Ma mõtlen selle all on see, et mitte nagu kõvemini, kui sa muidu esinemise all räägiksid. Ja nüüd mõned asjad. Kui sa seda kaamerasse esined, siis vaata kaamera silma. Ära vaata ekraani. Minu on praegu siin kaamera ja vaata. Praegu ma vaatan otse sellesse kaamera silma ja nüüd ma pööran oma pilku paar sentimeetrit kõrvale, et vaadata ise ennast ekraanil. Ja nagu sa sellelt ekraanilt näed, siis vaatan ma praegu mööda. Ehk teisisõnu, ma ei vaata silma sisse. Kui sa harjutad esinemist, siis harjuta ka kuulajatel silma sisse vaatamist ja see on üks moodus harjutada silma sisse vaatamist. Juhul, kui sa teed kellelegi videot, näiteks videot CV-d või midagi sellist, siis sa ju kõnetad seda inimest, kes sind vaatab, selle järelikult vaatad talle silma sisse. Järgmine nipp on see, et filmi ära ja räägi nii, nagu tuleb. Kui sul on ajapiirang, ma ei tea, 5 minutit või 7 minutit või mida iganes, räägi esimesel korral nii, nagu tuleb, ära mingit aega võtta. Kui video on valmis, siis vaata teda oma arvutis ja mõtle, mis kehvasti läks. Võta paber, pane kirja kõik asjad, mis sa arvad, et sinu arust kehvasti läksid ja siis pane kirja kõik asjad, mis sinu arust hästi olid. Näiteks, kui sa arvad, et sa kõikusid, näiteks niimoodi, siis pane kirja, et sa kõikusid. Kui sa arvad, et sa vaatasid mitte kaamera silma, vaid ekraani, nii nagu mina jälle vaatan praegu ekraani, see tähendab sinust mööda, pane see kirja. Ja nüüd järgmisel korral, kui sa seda jälle filmima hakkad, sest siia tuleb veel üks kord, on ju, sa ei piirdu ainult esimese korraga, vaid nüüd paned sa teist korda jälle kaamera tööle, esined ja üritad kõiki neid vigu vältida. Saad valmis, pane kaamera kinni, vaata üle jälle ja jälle pane kirja kõik asjad, mis läksid hästi, kõik asjad, mis läksid vähem hästi. Uuesti kaamera tööle. Sellel teisel korral juba hakka ka vaatama seda, et kuidas sa aega tabad. Nii et kui sul on ajapiirang 3 minutit, aga esimesel korral rääkisid 5 minutit, siis sa pead juba mõtlema, et mida sealt välja jätta. Jälle paned kella tööle, kaamera tööle ja räägid. Kaamera seisma, vaatad kaua läks, pagan, 3,5 minutit, ikka ületan ette antud aega umbes 30 sekundi jagu. Nii, mida veel teisiti saab teha? Siis avastad, et võib-olla sa kõigud niimoodi ette ja taha ja ette ja taha. Siis vaata, kuidas sa seda vältida saad. Pane tähele, et kaamera võimendab tublisti seda, mida sa siin teed ja kui sa oled selliselt suures plaanis nagu mina praegu, siis sa siin väga liikuda ei saa. Selline liikumine kergelt küljele oleks suures esinemisruumis võib-olla okei ja inimesed ei paneks seda tähelegi, kui sa siin võib-olla niimoodi edasi ja tagasi tammud. Aga kuna kaamera seda võimendab, siis pead sa neid asju vältima. Niisiis, vaatad jälle üle, väldid kõiki asju, mis ei meeldinud, suurendad neid asju, mis meeldisid. Ja ma luban sulle veel seda, et kui esimestel kordadel sa seda oma videot vaatad, siis sa mõtled, appikene, kes seal räägib. See hääl kõlab võõralt ja seal paistab üks inimene, kes on minu moodi, aga see ei ole mina. Vaat sellisel juhul umbes 3.–4. korral sa juba vaatad ja mõtled, et kuule, tegelikult päris okei paistab see seal. Mida rohkem sa selle kaameras esined, seda rohkem saad sa enesekindlust. Seda rohkem jääb sinu sõnum sulle meelde ja seda lihtsam on ka siis ruumis kuulajates esineda.
Nüüd muidugi tulevikus, kui sul on mingisugused pikad esinemised, no ma ei tea, tund aega pead rääkima, siis ega sa ju tunni ajast kõned siin kaamera ees läbi ei harjuta, aga mida sa saad harjutada, on olulised kohad, näiteks sissejuhatus. Kõne sissejuhatus, see on üks ütlemata tähtis osa. Tavaline igav sissejuhatus on tere, mina olen Janek ja täna ma räägin teile avalikust esinemisest ja see kestab umbes tund aega, inimesed magavad, keegi ei viitsi sind kuulata. Sinu ülesandeks on teha sissejuhatus, mis tekitab huvi, paneb sind kuulama. Ja juba kodus mõtled sa selle sissejuhatuse läbi ja harjutad seda kaamera ees, et see sul võimalikult sujuvalt ja enesekindlalt välja tuleks. Ja nüüd hulluks ei tasu selle kaameras harjutamisega minna, sest ma luban sulle ühte asja veel. Ega väga raske on sul lõpuks leida sellist versiooni oma videost, millega sa ise rahul oled. Esinejate puhul üks suuremaid hädasid on see, et me oleme iseenda kõige suuremad kriitikud ja seetõttu oluline mõttetera sulle. Täiuslikku esinemist ei ole olemas. Vähemalt esineja jaoks ei ole. Kuulajatena me oleme mitu korda näinud täiuslikku esinemist, aga kui sa läheksid sellel esinemisel, mille kohta sina kuulajana arvad, et see on täiuslik, kui sa läheksid esineja juurde, ütleksid, aitäh, see oli täiuslik, siis tema tänab sind viisakalt, aga tegelikult omal siin kuklas on juba tal nimekiri asjadest, mida paremini võiks teha, need asjad, millega ta ise rahul ei ole. Nii et ära selle video vaatamisega väga hulluks ka mine, et kui sa ise oled suur kriitik, siis kutsu mõni sõber või pereliige seda videot vaatama, lase ta üksi vaatab ja ütleb, mida sa teisiti võiksid teha. Ja kui tema ütleb, et kuule päris okei, oli võib-olla paar pisiasja, siis ma arvan, on juba päris tubli töö.